See, et hoone seinad peaksid olema soojapidavad, ei tule vast kellelegi üllatusena. Kehvasti soojustatud välisseinal on ruumide soojus kadudes märkimisväärne roll ning nende lisasoojustamine on parim viis elamu energiatõhususe saavutamiseks. Kui aga renoveerid muinsuskodu, siis kuidas parandada energiatõhusust? Kuidas seinu soojustada ning mida enne töödega alustamist teadma peaks? Võrreldes seespoolse lisasoojustusega on elamu välispidine soojustamine niiskustehniliselt turvalisem ning aitab saavutada madalama energiakaoga seina. Küll aga ei ole see kultuuriväärtuslike hoonete puhul alati võimalik. Kui tegemist on uhke välisdekoori või krohvimata kivimüüriga hoonega, ei ole välispidine lisasoojustamine isegi lubatud. Lahenduseks on välissein soojustada seest poolt. Hoone energiaklassi tõstmine mitme astme võrra on küll keeruline, aga ruumi soojusliku mugavuse paranemine on siiski märkimisväärne. Ning nagu juba mainitud, siis mõnede hoonete puhul ka ainuke lahendus. Kuid sellega kaasnevad ka mõned riskid, mis on Eesti kliimas alati seotud niiskusega. Hallituse tekkimise tõenäosus puitseinas, külmakahjustused kiviseinas või halvemal juhul vee kondenseerumine ning sellest tingitud mädanikkahjustused. Selliseid riske on võimalik maandada, kui lahendused on projekteerimise faasis hoolikalt läbi mõeldud. Ehitamisel on järgitud projekti ja tööd on teostatud korrektselt. Projekteerimise faasis on oluline mõõta olemasoleva välisseina soojus- ja niiskustehnilisi omadusi, mis on eriti tähtis just kiviseinte puhul. Seda aitab üldjuhul teha valdkonna vastava kogemusega insener ning saadud tulemused on aluseks edasiste lahenduste ja materjali valikul. Küll aga on Eesti kliimas katsetatud ja üldjuhul toimivaks lahenduseks puitseinal aurutõkkega mineraalvill ja krohvitud 50 mm paksune pillirooplaat, mis on mõlemad ka muinsuskaitse seisukohast sobivad lahendused. Isegi kui renoveerimine on korrektselt teostatud, aitab hilisemaid probleeme vältida elanike vastutustundlik käitumine. Umbsed ja ventileerimata ruumid on hallituse tekkimiseks ideaalsed tingimused. Selle tõkestamiseks hoia ruumide temperatuur eluruumidele sobiv, minimaalselt 18 ja keskmiselt 21–22 kraadi, taga ruumide korralik ventilatsioon või tuuluta ruume korrapäraselt. Hoone seespoolse soojustamise lahendamiseks tuleb sellele alati läheneda juhtumipõhiselt. Hoone seisukord, ehitusmaterjalid ja isegi selle asukoht teevad igast majast unikaalse juhtumi. Siin kehtib lihtne reegel: 9 korda mõõda, 1 kord lõika.